lähme võtame veel mõned asjad. No vaatame. Tegelikult me hakkasime siin, kui ma olin juba väike, siis me hakkasime siin käima, aga siis ei olnud siin põhimõtteliselt mitte midagi, oligi ainult heinamaa. Ja siis ma olen tegelikult suvel olen üldse Haapsalus vanaema juures kõik suved veetnud, et sealt ilmselt on see maa ja see kõik see aianduspisik, et mul vanaema on ka täitsa siuke kirglik nii-öelda koduaednik. Ja siis me hakkasime siin ka nagu vaikselt tegutsema ja võtame siit ka veel vaata neid kõrrelisi mõned. Lilleherneid ka. Lilleherneid ka. Sinule meeldivad saialilled ka ju. Peenraid tegimegi kõike üheaegselt, aga kuna mul abikaasa on siuke kuldsete kätega mees, siis on selles mõttes on väga vedanud mul. Tema aitas ka tegelikult teha neid peenrad, et peenrad on tehtud seal taga on kaugele näha see selline puidust raam, et seda nagu tõstsime niimoodi edasi ja siis selle raami alla panime selle lainepapi ja siis täitsime 15 sentimeetrit seal kompostiga ja siis teerajad on hakkepuiduga, lehtpuuhakkega. Jah, lähmegi kohe. Kui Tobias saab nüüd 4 sügisel vist 2 aastat tagasi või, et kõik väikse lapse kõrvalt niimoodi. Et tegelikult ma olen Räpinas juba, mis on äkki oli 2018 vist, mäletagi enam, lõpetanud aedniku eriala ja tunnen, et see on nagu minu selline hingekutsumus siis nii-öelda, kui võib öelda. See koht siin üldse on meie maakoht, kus me igapäevaselt ei ela, aga käimegi täitsa siuke maa, et muidu me elame siit 15 minutit autoga sõita, mis on ka nagu linna lähedal maa, aga see on nagu päris maa. Ja lilledeni ma tegelikult alguses mõtlesin, et üldse ainult köögiviljad ja koolis ma tegelikult ei pööranudki nii palju rõhku sellele, et lilled, aga siis mingi aeg kuidagi vist tulid niimoodi iseenesest, vahest tulevad mõned asjad. Et lillede mõttes on see, kasvatuse mõttes on see teine hooaeg, et eelmine aasta ma kuskil nagu väga reklaami ei ole teinud, aga olen siis niimoodi soovi korral inimestele teinud kimpe. Emme, võta seda veel. Ja ma olen tegelikult nende lillepoodidele ka kirjutanud, aga kuna neil on sealt Hollandist nii suur see maht, et siis nad väga palju ei taha, et pigem tellivad sealt, mis on nagu kahju, et tegelikult võiks ju Eesti kasvatajate käest tellida. Ja Eestis on tegelikult selline ja mujal maailmas ka on selline liikumine nagu Slow Flowers Estonia, mis tähendabki, et sa kasvatad siis aeglaselt lilli, ehk siis ei kasuta mingeid mürke ja et looduse rütmis. Need on astrid, kas võtame mõned astrid ka? Tegelikult siin on hästi palju nagu sellised niidutaimi ka, et ma neid ka vahest kombineerin nagu kokku. Võtame neid ka. See ka, jah. Nüüd vaatame midagi krõbisevat. Midagi krõbisevat või? Et kimpu näiteks ongi hea panna mõned sellised krõbisevad lilled, et siis püsib kimp kauem värske. Parkjuur, jah. Ja tegelikult on üks kuivatamisviis on veel, on liivases kuivatamine. Eelmine aasta ma osalesin ühel sellel koolitusel, et põhimõtteliselt paned liiva sisse niimoodi risti ja siis paar nädalat lased seal seista ja siis saab ka näiteks mingid lõvilõugasid ja selliseid asju, mis väga hästi ei taha kuivada. Aga see on siuke rohkem sebimist kui niisama tagurpidi kuivama panna. Ja ma tegelikult koolis käisin praktikal seal Lilleorus, kus on permakultuuriaed ja sealt ma sain hästi palju nagu inspiratsiooni, aga põhimõte on nagu kaevevaba aed pluss siis perma nagu.
eelmine aasta oli ka rohkem jah, aga kuna mul ei ole siin aeda, siis eelmine aasta oli see, et meil elas siin üks jänes, kes sõi näiteks mõned asjad ikka päris ära. Ja siis see aasta ma mõtlesingi, et kuna ma seda aeda ei jõudnud, et kas üldse mida panna, aga siis ikkagi panin, aga see aasta ei ole mitte midagi puututud. Et see on vist, et kuidas mõtled ka. Kuigi me oleme teda siin näinud, vahest hommikuti lipsab siin ringi ja kas neid sabasid ka võtame natuke või? See on valge kassinaaris ehk altee, et ta saab tegelikult kimpu ka panna ja on ka ravimtaim, et neid õisi saab korjata teena. Mesilastele hästi meeldib. Näiteks inimesed mõtlevad, et mis neid lilli kasvatada, et lihtsalt mingi mõttetu, kes mõtleb nii, et siis tegelikult nad toovad aeda hästi palju neid kasulikke putukaid. Et talvel, kui ma siin sügisel ja tähendab, kui ma rohisin, siis oli siin hästi palju lepatriinusid. Et mõned peenad ma jätsingi nii, nagu nad olid. Ja sügisel on siin niimoodi, et siin teeradade peal tuleb see hästi palju seeni. Et see seeneniidistik ka ju hea nendele taimedele. Aga eks see aed ongi vaata siuke protsess, et kogu aeg õpid midagi uut, et vahet pole, kas sa oled seda õppinud aiandust või lihtsalt ise teed, on ju, et kui kimpu teha, siis oluline on see, et võtta need ainult paar esimest lehte nagu jätta. Et muidu, kui sa paned need lehtedega vette on ju vaasi, siis hakkab see roiskuma seal kõik. Ja siis need lilled ei püsi nagu nii kaua. Et noh, mina vahest võtangi põllult, et kohe võtangi need alumised lehed ära. Ja hea on tegelikult üldse panna endal lihtsalt siia laua peale näiteks. Ja siis hakata niimoodi vaatama, et mida panna. Mõndadele meeldib nii, et nad teevad kõigepealt nagu nii-öelda selle vaherohelise põhja, aga mulle nagu tundub, vahest mulle ikkagi rohkem meeldib nii, et ma panen niimoodi loovalt. Ja siis üks lihtne põhimõte veel, mida jälgida on see, et suuremate õitega lähevad natuke kimbus nagu allapoole ja siis mis looduses ka, et mis need kõrrelised, et jäävad sinna ülespoole, et siis on rohkem siuke hõljuvam või kuidas õigesti öelda. Et võib teha selline toontoonis on ju, aga kui tahas siukest hästi värsket või sellist kirgast, siis on näiteks kollane ja lilla on ju nagu vastandtoonid on ju, et siis lööb nagu kimp hästi särama. Aga täitsa tegelikult teen nagu tuju järgi. Et eile mul näiteks ema läks ühele sünnipäevale, siis ma ütlesin, et mine korja ise mingid lilled, mis sulle meeldivad, siis ta korjas põllu pealt lilled, aga ma ei oska sinna kimpu sättida, et säti sinna kimpu. Ja siis ma vaatasin, et ta oli nagu täpselt nagu korjanud sellised õiges toonis või kuidagi, et nii mõnus oli teha. Et tema on ise ka juuksur, et siis võib-olla on seda ilumeelt ka, on ju. Ja natuke käin ise ka ema jälgedes, et tänu minule vist ka, ta hakkas, muidu tema oli nagu tavajuuksur, nii-öelda tegi igasugust tavalisi värvimisi ja asju, aga siis mina hakkasin nagu seda nii-öelda ökoteemat siis ajama, et taimedega värvida ja rohkem siukest sisemist heaolu koos iluga. Ma tean seda, et lilled tegelikult ju, kui nad on vaasis, et siis su meeleolu paraneb, on ju, et tunned ennast rõõmsamana. Et noh, iseenesest, kui sa vaatad juba ju lilli, et siis tegelikult ei mõtle ju mingeid halbu mõtteid ju. Mina olen kõik seemnest ise ja mulle kuidagi tundub see, et kuidagi nagu siuke loomulik protsess või ja põhimõtteliselt see, kui sellest seadmisest natuke veel rääkida, et siis, et kuidas seda spiraali teha, et pannagi kõik niimoodi siia ühele nagu poole. Ja siis hakata siit niimoodi. Ja siis vahepeal lased nagu lõdvemaks ja vaatad, kuidas on. Ja siis järjest nagu lisad juurde.
võib täitsa ühes tasandil teha, et neid stiile on ka erinevaid. Ja noh, sul võidakse midagi õpetada, aga lõpuks on sul ikkagi mingi oma stiil või kuidagi nagu, et ja lillherneid mulle meeldib panna näiteks siia kimbu sisse, et need on hästi hea lõhn, et siis toob selle lõhna nagu, kui nuusutad kohe. Paljud inimesed ei mõtlegi ainult, et nad ostavad selle lille sealt poest, on ju, et kus see tulnud on ju. Et enamus roosa näiteks tuleb Aafrikast ja see, kuidas, noh, see on nendele inimestele, kes seal Aafrikas seda lillemajandust teevad, on ju, et see on ühelt otsast on see neile nagu kasulik, et see toob neile tulu, on ju, aga siis meie eurooplastena nagu tarbime seda ja seal kasutatakse ju väga palju mürke. Et ühest otsast teeme neile nagu head, aga teisest otsast noh, teeme halba, et. No, kui tihti sa teed kimpe? Endale teen ikka, siis kui vaasist ära lähevad, siis teen alati ikka. Et sul on kogu aeg värsked lilled vaasis või? Jah. Hiired. Seal kaklevad oma vahel vist. Vaata, ma proovin tekka. Või ma ei tea, kas see oli keegi ammustas teda või? Mul on siin üks hiir, jah. No, ei ole lõksu pantale, aga ma ei teagi, kas peab alati panema. Ma ei tea, mis ta teeb see. No näed, pole lõksu vajagi. Ega ta meile vast midagi ei tee. Vaata, ära mine lähemale, ma filmin. Issand, ma pole sellist asja kui kaadrisse saanud. Wow. Kardab. Ta piiksus ja mõtlesime, kes see seda häält teeb. Viis minema, jah. See on siuke suur õis, on ju. Et need võiksid natuke allapoole jääda. Et looduses on ka ju vaata, et need kõrrelised on nagu kõrgemal, on ju. Et siis ta on nagu liikuvam või selline, et muidu kui sa paned kõiki ühe tasandile need ka, siis ta jääb nagu väga kokku ja siuke. Siis vahepeal võid, meile näiteks õpetati on peegel, et siis vahepeal paned kimbu niimoodi, lähed vaatad peeglist, et kas on nagu, et mõnikord sa paned ühte poole, näiteks praegu tundub, et siit on nagu rohkem, et võib-olla siia veel panna. Kas on mingid nippe, kuidas kimbud vees kauem pesiksid? Ja iga päev peaks külm vesi, iga päev vahetada vett ja siis võib värskendada neid otsi, et ma lõikan alguses selle nagu kääridega, aga muidu need käärid nagu öeldakse, et need juhtsooned või need pigistab kinni, et siis mina kasutan näiteks seda pookenuga, see on hästi tera, aga siis tõmban nagu selle salguse sisse. Et võib värskendada, aga tegelikult need enda kasvatatud lilled püsivad ikka väga päris kaua ja ilusti. Ja ma ei tea, hakkab looma või? Ilusad värvid. Kuidagi on kirju, aga samas ei tundu liiga kirju, vaid sobib kõik oma vahel. Kas sa käid vahepeal nagu põllu pealt ka niimoodi või metsast lille korjamas omale? Mis me käisime? Käisime kuivatamiseks üks päev korjamas, käisime neid kuldvitsasid, siis raudrohtu, soolikarohi kuivab nagu väga ilusast, saab kuivkimpudesse panna, et eelmine aasta ma tegin mõned kuivkimbud ka. Nüüd läheb niimoodi kaeks. Et kui sa oled nagu valmis teinud, et tegelikult võib lihtsalt nagu toetada siia laua peale, et oleks kergem panna, siis tõmbad siit kinni. Ta tegelikult ei lähe nagu kuhugi see lahti, see spiraal. Nii. Siis tõmbad korraks pingule, siis keerad teistpidi. Need siia ühe sõlme. Aga veel mingeid kimpu teha. Vaatame, pärast teeme. Ja siis teisele poole veel 2 sõlme peale. Et siis ta jääb kindlalt kinni. Siis saab siit alt ära lõigata. Selle, ma pean sama teha. Et seda võib ka vaadata, et ei jäta liiga pikka seda osa või liiga lühikest, et see peaks olema siin 2 osa, see peaks olema 1 osa. Panin siit kokku, lõikasin ära ja siis saab üle veel teha sellise terava noaga, et need otsad, et need peaks olema niimoodi nagu viltu, et siis on õigesti tehtud kimp. Ja kõik otsad tuleb niimoodi üle käia. Ja tegelikult sellel parki juurel tuleb ka need lehed niimoodi ära võtta. Aga ma olen mõelnud neid töötubasid ka teha, et mingeid kimbu töötubasid või, aga ei ole jõudnud veel.
et siin see keskmine peenar, siin olid kevadel olid tulbid ees, panin 100 tükki prooviks, et kuidas on, et väga hästi toimis. Üks peenar oli põllu peal ka, aga siin on sellised külmatsoonid nagu kevadeti, et täitsa oleks pidanud neil olema need talveloor või midagi peal. Et külm võttis päris paljud nagu ära. Ja siis ma üritasin jah neid paprikaid ja asju siia vahepeale panna, aga siis nad ikka tahavad rohkem valgust. Aga võib-olla tuleb soe sügised, siis veel lähevad. Ja need tomatid, mis siin keskel on, need on ka kõik ise seemnest tulnud. Moldaavia tondipea ehk Türgi meliss. Sarnane toime on sarnane nagu melissil. See võid katsuda, ta on selline aromaatne. See on kaneelbasiilik, väga hästi hea lõhn. Seda kähar-kaksast on hea kasvuhoones kasvatada, et siis ei tule neid liblikaid. Tuleb mõned, aga saad vahepeal ära noppida, et avamaal on ju ainult katteloori all. See on jah, selline vasest hüdrosoolimasin, lillevett saab sellega teha. Et mina tegin näiteks roosist see aasta, et roos on hästi hea nahale ja üldse meeleolule. Kõik selle kasvu on teostanud minu abikaasa, kes tegelikult töötab ehitusinsenerina, nii et mul on selles mõttes on vedanud. Et mina olen ainult öelnud, et mida võiks võib-olla, kas see sobib või ei sobi või midagi, et mis võiks olla, kuidas ka koos midagi ikka olen aidanud, aga talle hästi meeldib teha kõiki neid ehitusasju, et on ainult saaks nokitseda. Et kui ta seda oma tööd ei teeks, seda projektitööd ei teeks, siis ma arvan, et ta teekski igasugused asju, ehitaks, et see on tema selline armastuskeel. Kasvuhoone on 40 ruutu, mõtlesime, et see võib-olla on hea selline, käib jõud üle äkki. Kuigi siin suurtel kasvatajatel on jah, mingi 100 ruutu ikka ja nii. Aga hästi soe kasvuhoone, et näiteks taaliad ma kasvatasin kõik siin ette potis, isegi nagu need väikse töökülmad ei tule nagu siia sisse. Et panen selle talveloori või katteloori peale ja kõik oli nagu, mitte midagi on viga. Ja siis on vanad pakette aknad, mis me ise kodus ära vahetasime, panime sinna seina. Et see mure on, et kui ma ise siia mõni päev ei tule, et ei ole seda automaatselt nagu avajat, vaata, et võib-olla katusele kunagi teha juurde midagi. Et siit saab tegelikult läbi minna põllu peale. Tobias näita, kuidas see põllu peale läheb. Väga hea. Seal üleval on väike panipaik, et kui kuuri ei ole, et siis saab asjad ära panna. Meil on puurkaeb on siin, et tegelikult tuleb sealt süsteemist. Et kodukasvuhoones mul olid need tavalised impoolikud, mis on need mustad vist. Ma arvan, et kõik teavad, siis need läksid põhimõtteliselt ühe hooajaga ära, et need ei tööta. Et isegi kui on mingi tiigivesi või selline, et siis ta ei tohiks seda sisemust ära ummistada. Aga praegu on nagu töötanud, neil polegi väga vist kordagi kastnud vahepeal kurke siit pealt, et kurkidele meeldib see, kui pealt kastad neid lehti. Ja siin all on ikkagi suhteliselt niiske. Aga see puurkaevu vesi liiga külm ei ole? Selle jaoks ongi need tünnid, et ta soojendab siin ära. Et suvel on see sinine seal ja siis kevadel ja sügisel see. Mina seda süsteemi nii täpselt siin ei tea. Vesi on veel soojendatud? Jah, tünnis. Puurkaevu vesi on hästi külm, et see ei sobi taimedele. Ja selle lingi saime Saaremaalt see aasta. Vanavara, seal oli hästi tore, mingi Rootsi mees, Rootsist tulnud mees, kes rääkis kõiki asju, et kus see pärit on, aga seda ta millegi pärast ei olnud, kus see pärit on, nii et ma ei tea, kus see on. See on enfleurage, et kunagi Prantsusmaalt pärit selline parfüümitööstusest vist ühesõnaga tulnud. Et see on tehtud selle šeavõi on siia pandud kummikinnastega, et siis et oleks nagu... Ma olen praegu 2 korda täitnud seda, et ilmselt läheb veel siis. Et nende puidust raamidega on selles mõttes hea, et õhk käib siit nagu läbi, et ei lähe väga allitama. Aga iseenesest saab purki ka teha. Pärast saab panna selle siit topsikutesse, siis saab näiteks kingituseks kellegile, jõulukingituseks või. Ja ma mõtlen, kuidas kasutad? Kasutama. Näonahale, kehale,
Sihuke leebe aromiteraapia lastele, vanuritele, kõigile. See on tegelikult, ta on Wild Edric on see sort. Moosiroosina ostsin kunagi. Siis hästi tugeva lõhnaga, et just toidu tegemiseks ja selliseks sobib. Ma ei ole, kui teised roosid on minust hoopis teistsuguse lõhnaga. Sellest olengi teinud siis hüdrosooli, niisama tee sees ka on hästi hea kuivatada neid õisi ja siis seda enfloraaži. Aga moosi ei ole siis teinud, jah? Moosi ei ole teinud veel. Moosiroosis said muud asjad. Paneme siia neid. Ma tegin sellist tomati kodujuustu piirukat. No esiteks ma soovitan kõigile, kes ainult köögivilju kasvatavad, kasvatada ka lilli, sest see toob aeda nii palju neid kasureid ja sinu köögiviljad tänavad sind selle eest. Ja mis oleks võib-olla sellised lihtsad lilled kasvatamiseks. No, saialill Tobias on ju. Kosmos, neid saab nagu seemnest ka kohe panna. Päevalill. Ja kui keegi tahab endale kuskile üritusele või sünnipäevale lilli või kimpu või ise tulla korjama, siis võib alati minuga ühendust võtta.